Tervist, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Ulan Dede nägi jälle, et ma videot alustasin ja hüppas kohe mulle sülle. Tõeline lõvikutsikas. Sõbrad, ilm on tõeliselt kuum, mashallah. Tuli hea suvi. Kuigi on suvi ja palavus ei anna armu, jätkame ikka tööd, nagu te teate. Vabandust, et ma paar päeva pole videot üles pannud. Nüüd jätkame täie vooga sealt, kus pooleli jäime. Kõik lapsed on õnneks terved ja rõõmsad. Kõigepealt näitan teile ühte last. Siis ostsin uusi kitsetallesid. Täna näitan teile neid uusi kitsetallesid. Te teate, et ma käisin hiljuti Kõrklarellis. Seal ütlesin ka, et ostan talle. Aga ma mõtlen kitsetalle. Uued talled ostsin. Käisin seal, üks neist on 3-kuune, teine vaid 15-päevane, mõlemad on imearmsad ja väga ilusad lapsed. Täna näitan teile meid. Enne seda palun teid, ärge öelge mulle. Ära tehke mulle see teene. Toetuseks pange sellele videole like. Kui te ka kanalile tellite ja kommentaari jätate, oleksin väga tänulik. Palun, teie meeldimised on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge öelge mulle ära, mida rohkem te like panete. Seda rohkem ma innustun, motiveerun ja olen õnnelik. Mul tekib rohkem tahtmist videoid teha. Ärge öelge mulle, ära tehke mulle see teene. Noora, kus mu lõvitüdruk on? Mashallah mu beebidele. Näeme kõigepealt ühte last. Pusat, baba, kas laseme su lahti, Pusat? Pusat, tule mu poeg, mu lõvi, jookse. Anatoolia tõeline poeg Pusat. Mashallah mu pojale. Tema keha, kasvu, rühi ja väärikuse pärast annaks kõik mu ilus poeg. Voot! Asil, mida sa teed, kallis? Ma eraldasin Asili ja Destani sõbrad. Te teadsite, et need kaks jäid kõrvuti. Nüüd tuli veel üks uus koer, uus Rottweiler. Ma pole temast teile veel videot teinud. Ta on olnud siin umbes 5 päeva, ilus, emane, täiskasvanud tüdruk. Kui soovite, teen temast ka video. Kui ta tuli, tegin puurides väikese ümberkorralduse. Ma eraldasin nad, Asja ja Destani panin kõige vasakpoolsemasse puuri. Kohe näitan teile. Kui see video saab 5000 meeldimist, tutvustan teile seda uut Rottweileri tüdrukut. Reine, kus mu kaunitar on? Bella! Mashallah, minu tüdrukule. Eile, tead küll, eile. Kas te teate? Eile lasin ma pooled neist puuris olevatest õue. Pooled. Ma jätkan kõigi laste sotsialiseerimist ja omavahel harjutamist. Teadke seda? Teate küll, Carlos ja Dede ei saanud omavahel läbi. Need, kes videoid vaatavad ja jälgivad, teavad seda. Isegi Carlos ja Dede said minu abil sõpradeks. Ma olen mitu päeva hulluks minemas, sest ma ütlesin, et tahan neid kõiki väljas näha. Sellega ma nüüd tegelen. Alex, mida sa ta nüüd jälle ütlema ajasid, tüdruk? Carlos, baba, tule siia. Tule mu lõvi. Tule siia. Mashallah, su asaletile olen valmis ohverdama kõike. Kas ma peaksin ta jälle välja laskma? Me lasime Pusati lahti. Me pole Carlos Pusatiga proovinud. Võib-olla suudab ta Pusatiga isegi kaklema mind. Neil oli Dedega väike vaidlus. Ma parem ei lase teda praegu lahti. Praegu. Tüdruk, mida sa teed, kallis? Kas ma peaksin ka selle tüdruku lahti laskma? Tule siia, tüdruk. Laseme surga natuke teistega harjuda. Tule. Tule, ma avasin ukse, sa lähed vales suunas. Tule. See on see teine, mille me hiljuti ostsime. Te teate seda rotti, mille me hiljuti ostsime? Vennas, mashallah, see tüdruk osus väga hästi. Tal on ikka keha ja kõik olemas. Väga ilus laps, väga väärtuslik laps. Ma olen temasse palju vaeva pannud. Ma piigutasin ja proovisin, et ta kaalus juurde võtaks. Vitamiinid, toidulisandid, kõik need asjad. Karvad ja kõik muu on tal nüüd suurepärased, ta tuli ise endasse tagasi. Praegu on see tüdruk nagu masi. Nora! Hector, baba! Esko! Tule sina ka, Esko! Paharetis, Esko! Jookse! Esko ka vaata seda kaalu end. Tõesti. Ärge Pusatiga tülitsege. Ärge mind närvi ajage. Mängige korralikult, eks. Õhkkond läks pingeliseks. Jõudu tööle. Dede tuli ka. Ärge minu juures olekul kakelge. Mitte mingil juhul. Tule siia. Vaadake, ma tõin Asja siia Destani juurde, sõbrad. Destan! Aslan, mu poeg. Mashallah, Destan on ka hästi kasvanud, nagu näete. Vend on väga enesekindel. Hiljuti läksid Carlos ja Dede omavahel riidu. Ta on nii julge, et läheb kõigi koerte kallale, olgu nad suured või väikesed. Ta ei pelga üldse, mitte mingit hirmu pole. Mashallah, Destanil on tõesti super enesekindlus. Tavaliselt ei oota sa kutsikat nii palju. Et ta end kaitseks, ringi liiguks ega kardaks. Mõned kutsikad kardavad mõnda koera. Aga meie Destanil seda pole, vend on väga enesekindel. No tõesti, ausalt, kui ta tulevikus päris suureks kasvab, las saab 2 aastat vanaks. Ma ei suuda ette kujutada Destan baabat. Väga ambitsioonikas, väga pöörane tundub, sõbrad. Mashallah mu Destanile. Mu lõvi poeg, su karisma eest annaks kõike. Sul on rihma vaja. Kui rihma pole, siis su kael tundub paljas. Asja hakkas ka karva ajama, alles hiljuti kammisin teda. Võib-olla tuli temalt lausa teise asja jagu karva maha. Mu ilus tüdruk. Võtame selle toru ära, aga ootame, unustasime selle sisse. Ma just pesin puurid ka ära. Ma ei jõua enam vett assida, vend ilm on nii palav. Ma kogu aeg kastan ja pesen koeri, et loomad end paremini tunneksid.
on ikka meeletult palav, loomad on täiesti läbi. vaata, milline karisma on Hektoril. Oh, sa mu poiss. Mis karisma see veel on, noh? eesli vaenlane Hektor. Maashallah sulle, suur beebi. Mida ütleb poiss? Poiss, mida ta ütleb? Mida ta ütleb, poiss? vaata Hektorit, täiesti beebi. Täiesti beebi, täiesti. Nüüd teeme nii. Tulge, ma näitan teile lambaid. Me pole ust kinni pannud. Carlos võib siit minema joosta. Võtame siit oma lutipudeli. Talle me nüüd toidame iga päev piimaga. Las ma ütlen teile nii. Meie kitselt lüpsame piima. Ja siis täna tellisin ka lambapiima. See tuuakse kohale. me anname lambapiima. Nüüd lüpsan kitse ja segan lehmapiimaga. Tavaliselt polevat lehmapiim väga tervislik. Kuna see on olemas, siis teen sellega praegu. Tellisin lambapiima, see tuleb täna. Ja siis lüpsame ka kitse, aga kitse eriti palju piima ei anna, kui ainult annaks. Pärast seda ei ole meil enam mingit muret. Tulge nüüd vaatama. Kuule, Ponsuk, mis sa teed? Oota, ei Noora, teie ärge tulge. Paaretid, minge sealt ära. Ei! Oota, las ma vaatan. Oota, üks hetk see on uus. Mis Rocki teeb, kurat? Ahaa. Rocki hakkas jälle oma vigureid tegema, sõbrad. Näete, ta on jälle vigureid tegemas, vaata. Ole korralik. Laseme sellel uuel Rotil ka sotsialiseeruda, et ta saaks teistega mängida. Ponsuk, kas sa tahad piima juua, Ponsuk? Oota, ma annan Ponsukile piima. Ponsuk, kas sa tahad piima juua? Ponsuk on hulluks läinud. Kalamer, kas sina tahad juua? Ponsuk, tule joo natuke piima. Ponsuk on minu sõber. Need on lambad, sõbrad. Vaata, nad lamavad seal. Tule lähme natuke nende juurde vaatame. 2 neist on hakanud natuke rohkem harjuma, aga teised kardavad ikka veel väga. Ta pole veel harjunud, mu tüdruk. Üks neist on tumipuuri sisse läinud, kas sa näed? Oota, las ma vaatan. Kuule, mida sa teed, Peias? Mida sina seal teed? Minu löövi, tubli poiss, marshallah sulle. Tevaga läks tumipuuri sisse. Las ta jääb siia magama. Loom on varju läinud, leidnud oma koha. Las ta olla seal. Kuhu teised läksid? Oota, las ma vaatan. Sõbrad, ma korjan neile iga päev aiast rohtu ja viskan ette. Tänu Jumalale, nende arengus pole mingit nõrgenemist. Kui nad ainult täielikult harjuksid, te teate, ma lasen Ponsukid iga päev lahti. Neid peame ka lahti laskma. Aga eriti see must lammas on väga metsik. Ta jookseb minema, ainult minuga pole harjunud. Ma annan talle süüa, hoolitsen tema eest, armastan teda isegi kaugelt. Aga ta ikka jookseb ära vend. Kui ta harjuks ära, lasen nad ka Ponsukutega koos aeda. Te teate juba, ma olen nüüd lambakasvataja, kitsede pidaja, kanakasvataja, tuvide pidaja, partide hanede kasvataja. Meil on kõike. Oota korraks, vaata, kui ilusad need on. Vaata, need ei lahku minu kõrvalt üldse. Aga tead, mulle meeldib kits rohkem. Kitsel on nii armas ja kena välimus. Minu järgmine plaan edaspidiseks. Need on piimakitsed, saaneni tõugu. Nüüd tahan ma ka lihakitseid tuua. Alepikitsed, karvakitsed, need on ju suured. Neid toon ma ka. Võtan kitsetallesid ja kasvatan neid, sõbrad. Kuidas ma neidki väiksest peale kasvatasin, vaata nüüd. Nad on nagu beebid, käituvad nagu koerad, saad aru. Kui me võtame nad kitsetallena, väikestena, siis harjuvad nad kohe ära. Aga mulle meeldib kits palju rohkem. Seetõttu jätkame tegelikult mõlemaga. Aga minu esimene valik on need kitsed. Mis te arvate, kas kits või lammas? Mulle meeldib kits rohkem. Vaata seda Ponsukku. Kuule, Ponsuk. Ulakas Ponsuk. Miks sa piima ei joonud? Võta. Võta, joo piima, tule. Lapsepõld tuleb meelde, tule. Kuhu lambad läksid? Lambad puhkavad varjus. Lambad on ka siin, vend. Siin on tohutu suur ala. Nad ei tule siia varju alla. Meile ei sobi, me teeme neile keskele koha. Pole midagi teha. Beebid, vaata, kuhu tuvi on end sisse seadnud. Filmi seda. Tuvi on su pea peale läinud. Maashallah, mu lõvi. Tegelikult on meil siin ilus varjualune, aga näe, tal kisab. Läheme nende juurde. Kas oleme valmis? Palun teid, enne kui tallekesi näete, kirjutage üks maashallah. Vaadake, nad määgivad mee. Meie beebisid ei tabaks kuri silm. Ärgu keegi neile halba pilku heitku. Nad on veel väikesed. Kohe, kui nad sündisid, ma neid ei näidanud, nädal on möödas ja nüüd näitan. Ärge jätke maashallahi kirjutamata, palun teid. Tule. Beebi, tule siia. Tule. Tallegi, tule. Talleke, tule. Vaata, lutipudel on minu käes. Tule. Tule siia. Lutipudel on siin, tule. Tule siia, tule. Oota, ta arvab, et lutipudel on teisel pool, sõbrad. Tule, mu kallis. Tule, mu kallis. Oota, ta ei näinud ju. Tule, vaata, siin on piim. Tule.
Mashallah, 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 mashallah. Olgu mu tütrele kassuks. olgu terviseks. Oi. vaata, kui ta esimest korda tuli, siis ta nii arg oli, et ei suutnud piima juua. ta põgenes meie eest. nüüd on ta harjunud, tuleb ise otse lutipudeli juurde. Näed, kui näljane ta on. Nüüd on hommik, sõbrad. ma annan talle päevas 3 korda süüa. hommikul, lõunal, õhtul. kui ta on täis saanud, lõpetan. Kuidas ta imed? Ma annaksin su eest kõik. Mashallah, minut tütrele. olgu talle terviseks. Mashallah, ta jõi ikka hästi, jah. ausalt joob ikka isuga. Vaata, täna toon sulle ehtsat lambapiima. Õhtuks ka lambapiima. Praegu on, sõbrad, lehma ja kitsepiima segu. oleks vaid, et meie kits annaks rohkem piima. Aga kuna see on tema esimene poegimine, siis piima tuleb natuke vähe. Ja ma ei anna talle ka piima jõusööta. Sellest see tulebki. No päevas võiks tulla liiter. Tavaliselt peaks saarenilt tulema 3-5 liitrit, aga kuna see on esimene poegimine ja me ei anna piimajõusööta, siis sellepärast. Mis on, tahad sina ka? kas ta tahab? las ma silitan teda korra. Las ma silitan teda korda. oi, mashallah, mu bebi. Võtsime ta esimesel päeval koju. Jäi koju ja ajas meid terve öö hulluks, sõbrad. Me karjus hommikuni. Loomulikult loom on nüüd emast lahutatud, kartis, oli ettevaatlik, võtsime taga natuke vara. tavaliselt vaata, see, mis seal taga on, eks. Mõlemad tahtsime temalt võtta. Me läksime sinna, kari oli laiali. Me ei saanud neid kätte. Kogu kari oleks kuhugi jooksnud. Selle ühe saime kätte. Pärast seda läksime ja võtsime selle teise laudast. muidu oleksin temalt veel ühe võtnud, aga tead, nüüd on hea, et me selle väikese võtsime. Miks? Sest nüüd me toidame teda käega ja kui ta suureks kasvab, siis ta käib meil kogu aeg kannul, on nagu koer. sellepärast ongi parem, et me võtsime väikese, aga ta on nii armas. Kas sa said kõhu täis? Mu talleke. Kas sa said kõhu täis, mu beebi? Kas sa tahad veel juua? Vaata, piim oli seal, näed sa. Täpselt, seal oli, vaata, kui palju ta on ära joonud. Mashallah. Mitu liitrit see on? 750 millilitre. Tule, kas sa said kõhu täis? Kas kõht on punnis? Kas kõht on punnis, mu talleke? Ootan teilt ka nimede soovitusi nendele. Eriti see suur oli väga metsik. Ta jooksis väga kiiresti minema. Näiteks, kui ma nad nüüd korraks lahku viin, siis mõlemad hüüavad teineteise järele. See väike kutsub teda seestpoolt. Väljastpoolt üritab tema ka ust avada ja sisse selle kõrvale tulla. Nad on teineteisega nii harjunud. See vist arvab, et tema on tema ema või midagi. Ronib alla ja üritab tema nisadest imeda. Natuke suurem oma. See teine peaks olema umbes 3,5 kuud vana. Sest ta on harjunud, aga kui ta esimest korda tuli, oli ta väga väike. Nüüd, mashallah, meie talleki on natuke pikemaks kasvanud, sõbrad. Tema pikkus, kehaehitus ja kõik muu on tõesti, mashallah, väga ilusad. Tule, las ma võtan su korraks sülle, tule siia. Kas sa said kõhu täis? Kas sina said kõhu täis, jah? Kas minu talleki sai kõhu täis? Kuhu te lähete, vaatame. Issand jumal, issand jumal, issand jumal, issand jumal. No kui punnis sa oled? Minu talleke. Mashallah sulle. Ma tahan temale teilt ilusat nime. Ilus, sobiv nimi, aga palun. Tule siia mu sülle, mu beebi. Hei, mu armastus, nägid sa? Ma ju eraldasin nad. Vaata, ta hakkas jälle määrgima. Ja tema määrgib talle vastu. Mis juhtus, kas viin sind jalutama? Kas said kõhu täis? Tule nüüd alla. Tule nüüd alla. Tule alla, hopla. Mashallah, mu tüdruk. Ma annaks su eest kõik. See teine jookseb rohkem eest ära, aga oota, ma proovin ka seda teist natuke hellitada. Ka tema jookseb kohe minu eest ära. Tule, ma annan sulle ka piima. Muide, tema joob ka piima, sõbrad, kui talle ulatada. Vaadake. Joo, ära karda. Kas sina tahad juua? Joo. See tahab välja minna. Aga ma ei lase teid praegu välja. Kas te teate, mis juhtus? Kitsel on nüüd meie piim, eks. Me panime talle kitse alla, et kits hakkaks talle emaks. Nii me kavatsesime. Aga meie karamel hakkas teda lööma ja sarvedega puksima. Panime nad kokku, kits kiusab ja puksib teda. Ja siis ei läinudki nii. Kits ja lammas on nüüd väga erinevad loomad. Kitsed, vend, ajavad kogu aeg sarvi kokku. Näiteks ponsuk ajab teisi ka sarvedega, ei lase neil söögi ligi. Nüüd näiteks ostan veel ühe söödaküna. Kui me sööta anname, tekib meil väga suur probleem. Kitsed, tead küll, ajavad kõik lambad minema. Ja meie kitsed on veel väikesed. Kui nad oleksid natuke suuremad, ma ei kujuta ettegi, mis siis juhtuks. Oleks ta vaid selle talle eest hoolitsenud, oleks hea olnud. Meil oli selline plaan, aga ei lähe nii. Nagu teate, oleme me alles hiljuti nende vastu huvi tundnud. Loodetavasti õpime aja jooksul paremini selges. Lambahooldus, kitsehooldus ja muu selline saab siin loodetavasti meile lisatööks. Kas pole nii, tütar? Olgu, ma lähen nüüd, eks? Ma lähen nüüd. Aga miks sina põgened, vaatame? Tule siia. Tule siia. Hoppa, polakas. Tule siia nüüd. Ära põgene.
tule, tule, tule. Nad tahavad välja minna, vend. Ma annan neile ka seda asja, vaata, me unustasime tallede sööda tuua. Ma annan neile tallede sööta, nad söövad seda. Tütar, vaatame teisele poole ka. Ma lähen nüüd välja, eks? Olgu, beebi. Varsti valmistame neile selle sööda valmis, sõbrad. Väga ilus, öelge ikka, maashallah, palun. Maashallah, mu beebidele. Nüüd paneme ka teistele natuke rohtu. Peatu. Karamell, miks sa ukse juures seisad? Kas ma ei öelnud sulle, et tegele selle asjaga? Tallega, ta nügis ju kogu aeg talle sarvedega. Las see kauss jääb siia. Paneme selle lutipudeli üles, et nad seda katki ei teeks. Meil on vähem heina jäänud, oota, ma lisan neile natuke heina. Oodake korraks, ma toon teile natuke heina, sõbrad. Hästi, ala. Nüüd oota korraks, oota. Tule, ei karamell. Tule. Oota korraks, karamell läks sisse. Jagame need söödad laiali, vend. Olgu. Head isu, mu poiss. Tule, karamell, tule. Nad on näljased, ma pole veel kitsi välja vaskinud. Kui lambad ka tuleksid. Lambad hoiavad neist eemale, vend. Nii ostame veel ühe söödakünni. Näe, nad seisavad seal, vaata, kuhu nad varju läksid. Me peame neile sinna keskele ühe osa tegema. Ponsuk. Vaata, ainult Ponsuki karismat peaksid sa filmima. Kara tuli ka. Mis karisma see mu Ponsuki oma küll on? Kana, mida sa siin teed, palun ütle mulle. Vist arvas see end vind olevat. Ta üritab nagu kotkas liuelda. Meie rohi on ka ilus. Head isu mu lastele. Hakkame minema, Ponjuk. Nüüd läheme välja, sõbrad. Ma toon neile varsti süüa. Me nüüd teeme ühte asja. Laseme need Ponjukid lahti. Las lambad tulevad ja lähevad söödaküna juurde. Selleks las ma kõigepealt panen selle roti kinni, vaata. Noored, lubage korraks, ei, vaatame. Ooda. Uus rott. Aga teeme talle ikkagi midagi. Kas ta ründab kitse või mitte, ma ei oska öelda. Tüdruk, Roki, seisa korralikult. Kimane Roki! Tule. Tule, tüdruk. Ma panen su jälle puuri, eks ole, kallis. Oota. Need tunduvad kohe ründavad, seetõttu ma ei saa neid silitada, sõbrad. Ei. Üks hetk, tüdruk. Okei, oota, Karolin. Näed sa, tüdruk? Vaata, selle tüdruku päästsime varjupaigast. Kui ta siia tuli, polnud ta muidugi selline. Aga näed, kui sõbralik ta inimestega on. Ma armastan seda. Loom saab aru, et teda armastatakse. Tubli minu tüdruk, ta on väga tark. Ta on väga tark. Aga tüdruk, ma võtan su nüüd ja lasen sind kitsede sekka. Tule. Peatu, ärge kõndige nii palju mu jalgade juures ring. Mine edasi, tüdruk. Tubli oled, tark tüdruk oled sa. Kuule, ma armastan neid Rottweilere. Väga. Rottweiler on tõeline perekoer. Tõeline töökoer. Ta kaitseb oma omanikku. Hoolitseb tema eest. On oma perele truu ja väga ustav tõug. Tõesti, ma armastan Rottweilerit väga. Eriti, kui see on emane. Filmi Escobari. Tõmba Esko ligi. Esko, milline väärikus? See saba on kogu aeg püsti, poiss. Kui saba on niimoodi püsti, siis loom ütleb, et mina olen dominantne. Saad aru? Saba peab alati püsti olema. Oota, nüüd viime kitsed välja. Peame ka Esko kaasa võtma. Esko, tule. Esko, tule, poiss. Tule. Tule, Esko. Kus Esko on? Tule edasi. Esko, tule siia. Ärge minge sinna vette. Tule, Esko. No ole nüüd, poiss. Tule siia, ära väsita mind, tule. Ei, Escobar, tule. Üks hetk. Esko, tule. Ta hakkas jälle ulakus tegema tavaliselt. Mine sinna. Mine. Noh, mine nüüd. Mine. Oda. Kui talle ilusti öelda, siis ta muutub ülemeelikuks. Peab ikka Escobarile karjuma. Kui talle ilusti öelda, siis ta ei taha sisse minna. Kas nüüd on mõni koer, kes võiks ponsukitele ohtu kujutada? Ei ole. Ponjuk, tule siia, poiss. Laseme need ponsukid nüüd lahti. Neil on ka heina pandud, võib-olla ei tulegi välja. Oota, ma vaatan. Natasha, jookse. Tule välja, dede. Ponsuk, tule. Üks hetk. Ponsuk, tule. Tule, poiss. Teie ärge minge sisse. Tule välja, Natasha. Ponsuk, tule. Läheme. Oota, Nora. Ponsuk, tule siia. Oota, dede. Ei. Tule, Ponsuk, tule. Mu lövi, küll sul on uhke kõnnak. Tule, poeg. Nihkuge sealt ukse eest natuke eemale. Ärge kõik seiske seal. Oota, tüdruk. Tule. Ei. Vaata. Sa oled üleni mudane. Palun. Tule sealt välja. Oota korraks, vend, oota korraks.
käsi sai täiesti mustaks. me pidime kitsi välja ajama, aga ajame hoopis koeri välja. minge nüüd välja, lähme. Lähme. Õue, ärge siin rohtu sööge, minge õue sööma, lähme nüüd. Lähme, bonjour. Lähme, bonjour. Me pidime need enne heina panemist lahti laskma. Panime heina sisse ja nüüd nad ei tule enam välja, vend. Head isu, mu tüdrukud. Nad lihtsalt ei tule välja. Ma oleksin nad välja lasknud ka. Las nad söövad natuke. Pärast seda lasen nad välja, sest kui nemad on sees, siis lambad ei söö, sõbrad. Las ma pesen nüüd oma käe puhtaks. Näete, nüüd kui ma teisele poole tulin, läksid lambad kohe sööda juurde. Kas näete, sõbrad? Lambad kardavad mind, vend. Nad ei ole ikka veel harjunud minuga. Jäär harjub veel natuke, aga see must lammas on nende seas juht. Ta paneb teisedki kartuma ja siis teised ka ei tule. Üks jäi juba tuvi puuri. Oota, laseme taga varsti välja, tema sööb ka. Kitsed on ühel pool, need on teisel pool. Vaata, must lammas vaatab meid sealt, näed sa? Loom, vend, pelgab meid. Ma ei saa aru, miks ta pelgab. Kui ma veel kord võtan, siis võtan väikese vend, ma kasvatan ise üles. Las ma kasvatan 1 aastaga üles. Vähemalt kuulaku nad mu sõna. Olgu targad, kasvagu armastusega. See loom on metsikuses kasvanud, sellepärast ta kogu aeg pelgab. Vaata, silm on meie peal, kardab see must lammas. Aga kui ta oleks armastusega kasvanud, siis see nii ei oleks. Võib-olla oleks ta nüüd suure karja sees, meil on praegu 4-5 kitse. Kas see, et meie temaga tegeleme, on sama asi nagu see, kui mees hoolitseb 200 lamba eest? Meie hoolitseme tema eest individuaalselt. Seetõttu on meie omad armastavam. Las nad nüüd söövad oma toitu. Vennas, see kuumus on meid ära kurnanud. Nüüd ma lasen need Apollod lahti. Siia paistab ju päike otse peale. Maras, Paša, Maras, jaluta ringi, poeg, vaatame. Kas sa näed Marasi saba? Väga püsti, mašallah, minu lõvipoeg. Nagu vibu, päris vibu. Kui sa annad vibule noole, siis see tõmbub niimoodi pingule. Mašallah, minu poeg seisab täpselt samamoodi. Maras on väga nägus, sõbrad. Apollo vaba! Las ma lasen Apolloga välja. Ausalt öeldes, selle aia eest hoolitsemine on talvel üks mure ja suvel teine mure. Me peame midagi ette võtma. Eraldi varju alused ja muu selline. Jookse, Apollo, minu lõvi. Ma korraldan need ära. Oota, vaata, pusat tuli, oota, tüli ei tekiks. Jookse. Maras tõusis kohe pusati vastu püsti. Ma lasen need vennad õhtuni lahti. Nad jäävad sinna päikese kätte. Teistes puurides on ka varjualad olemas ja need lähevad ka kuuti. Aga ikka ei aita. Puurides olevatel on varjualad olemas. Seespool ja nii edasi. Ma lasen nad välja, näiteks Aarest peaks ka välja laskma. Kas Faisal on sees? Kui Faisal on väljas, siis me ei saa teda välja lasta. Ma viisin siit ka meie pisikesed välja. Vend, siin on palav. Päike paistab peale. Viisin nemadki teistesse suurtesse tubadesse. Biibid! Mida te teete, mu kaunikesed? Kus mu kallikesed on? Kas ma lasen teid lahti? Kas tahate ringi jalutada? Hei, mu beebid, need siin, eks? 2 päeva tagasi lasin lahti. Printsessile antakse ikka korralikult peksa, sõbrad. Printsess ründas kedagi. Siis kõik ründasid korraga printsessit. Need on jõuk. Kui ta kellelegi midagi ütleb, siis kõik ründavad. See oli väga naljakas. Pärast seda tõmbas printsess saba jalge vahele ja jooksis minema. Kordagi tagasi vaatama. Nüüd on nende koht siin. Nüüd on siin rõdu osa. Sees on neil toad. Näed, kui siin oleks muld, oleks see parem kui kivi. Aga talvel muutub muld mudaks. Me ei suutnud tasakaalu leida. Laseme need beebid ka välja. Mida te teete, tallekesed? Kas te sõite oma toidu ära, beebid? Kas ma lasen ka pojad välja? Vaata, printsess käib vees ringi. Printsess. Las ma vaatan Faisalit. Kas Faisal oli sees või ei olnud? Oota nüüd. Tulge, poisid, te surite juba uudishimust. Tulge. Kaplan oli sees. Mine edasi. Mine, kõik minge edasi. Ma panen teid kõiki kinni. Mine sina ka, tüdruk. Hea töö. Olgu, jääge sinna. Tegelikult sai siia päris hea lõks tehtud. Ma pean ka selle basseini täitma. Koerad käivad sees, ujuvad, suvel on see hea. Veel polegi päris palavaks läinud, vend. Juunikuu alles. Juuli ja augustit ei kujuta ma praegu ettegi. Süslü. Tule, vaatame kassi, tule. Näitame ka kassi. Koerad on kassiga õnneks juba harjunud. Oota, Karavas hakkab Apollot ründama. Karavas hakkab Apollot ründama, oota, vend. Karavas on juba siin hästi harjunud. Hakkas kõigile isastele koertele vastu astuma. Aias kehtestavad nad oma liidrirolli koos Tedega. Vaata, nad hakkasid Apolloga vastamisi seisma. Karavas, tule siia. Kui ta esimest korda tuli, oli ta arukas. Aga nüüd on ta väga domineeriv. Astub kõigile vastu, kliigile, järjest. Nad on Tedega ühtehoidvad.
Tedega nad kunagi ei tülitse. Kui tüli tuleb, siis lähevad koos Tedega kallale, sõbrad. Nad on tõesti ühtseks saanud. Aga Karabas sobib siia hästi. Väga tark ja ilus kutsikas. Hea, et ma ta võtsin. näita ka meie kassi. Reis. Mida sa teed, tüdruk? vabandust, poiss. Sinu puur tuli küll ilus. On ju, beebi? Tede käis selle kallal, aga nüüd on selle lõpetanud, sõbrad. Ta ei ütle kassile enam midagi. Päeval toon ta siia, õhtuti viin koju. Ta on kogu aeg meiega koos. Päeval lasen vähemalt loomal siin olla, et ta saaks õues toimuvat vaadata. Tema koht on siin väga hea, vend. Reis. Kas ma tulen su juurde? Kuidas sa niimoodi mängid? Ma tulen oma reisi juurde. Läheme siis vaatame korra reisi juurde. Võtame ta välja. Siin niitsin ma ka kõik ära, siin oli väga palju umbrohtu. Rohila mandus ja jäi kollaseks. Me riisusime ka. Ma ei salli üldse suve. Kõige ilusam aastaaeg on kevad. Ma ei salli üldse suve. Astu kõrvale, Rokki. Sa ajad kõik kohad mudaseks. Lähme vaatame korraks meie kassi juurde. Meil on siin nagu loomaaed, kõik on olemas. Talleke, kas sa sõid oma toidu ära? Noh, tüdruk, vabandust, poiss, tule siia. Tule. Jumal, vaata seda. Las ma annan talle muusi. Vaata teda. Mashallah, talle. Siin on väga ilus. Vend väga jahe. Kui see oleks veidi suurem, teeksin siia voodi ja magaksin siin. Kujuta ette. Siin sai tema koht väga ilus, eks ole, poeg. Minu lõvi. Kui ainult koerad ei hauguks. Ma laseksin ta kogu aeg lahti ka. Aga lend, me just võtsime ta tänavalt. Ei saa ju ära visata ega maha müüa, kellelegi anda ei saa. Ta on minuga harjunud. Me tegime talle sellise eluruumi. Aga kui ta teisi inimesi näeb, siis ta jookseb minema. Ta on meiega harjunud. Vähemalt tegime talle sellise eluruumi. Loom ei saa ju toas olla. Ta hakkab seal igavlema. Tal on vaja natuke väljas ringi vaadata ka. Miks sa oma pallid sealt ära tõid? Ta mängib selle mänguasjaga. See mänguasi, mille ma ostsin, sõbrad. Sellel on ka pallid. Ta mängib sellega. Lähme mine nüüd sisse. Olgu, ära hammusta mind. Ulakas. Ulakas. Tal on igav tegelikult, kui me tooksime talle veel ühe kassi, siis ta mängiks temaga. On ju? Vaata. Sa armastad Rokit väga, aga ma ei pannud Rokit jälle sinu kõrvale. Õhtul, kui ma ta tuppa võtan, siis ta hammustab mind niimoodi. Tegelikult, kas ma peaksin talle ühe kaaslase võtma? Mis te arvate? Ärme võta talle kaaslast, las ta olla kastreeritud. Las nad ei tee poegi. Mängigu niisama. Poiss, mida sa tahad? Koerad ei hammusta nii palju kui sina. Mis hull väss see on? Vaata sa. Hulluke, ole nüüd korralik. Vaata, ta rebib mu käe tükkideks. Kõrtel on halb maine, vänd. Kõrtel on halb maine. Te peaksite minu kassiga kohtuma. Oota, las ma vaatan. Nüüd tõmbame natuke hinge, sõbrad. Panin endale väikse portsu. Mu veresuhkur langes. Laeme natuke akusid ja tuleme jälle endale. Oleme täpselt keskpäeva palavuses, panin ka teede sisse kinni, kõik jäid sisse, vaatavad mulle sealt otsa. Meie järgmine eesmärk on natuke rohkem väikekariloomadega tegeleda, sõbrad. Nii ma plaaningi. Nüüd on meie aed suur. Meil on palju kohti, mida saame kasutada, ma lihtsalt hooldan siin natuke. Siin on rohud väga pikaks kasvanud, näeb kole välja. Me värvisime, aga värv on kõik maha tulnud. Ma korjan need kokku. Pärast seda, kui vaja, teen lammastele eraldi ala. Näiteks praegu on suvi, kõik on hästi, aga ma panin selle talle ja 2 talle eraldi lauta. Talvel ei saa nii teha, siis on neile eraldi osa vaja. Näiteks praegu paistab, et üks meie kitsedest, Pamuk, on tiine. Me peame neile ettevalmistusi tegema. No sellega ma siis tegelen, vend. Minu järgmine eesmärk on tuua palju kitsetallesid. Nendest mustadest kitsetalledest. Ma annan sellele veidi rohkem tähtsust lihaks kasvatatavatele. Meie saaneni kitsedega nad ei sobi, sest nad ei viljastu. Me nimetame neid lihaloomadeks, aga võib-olla ei suuda me neid ka ühel päeval ära tappa. Nii väga armastame neid. Lihtsalt, et oleks tegemist. Aga vähemalt sobisid lambad meie aed hästi. Ma tahan ainult seda. Me peame nende metsikust murdma, vend. Nii et kui siin on keegi, kes sellest aru saab, andke mulle nõu. Sest ma tahan loomade aeda lahti lasta. Ma ei saa neid lahti lasta. Kui laseks nad korra lahti, pärast seda on tagasiajamine ka probleem. Kui meie Bonjuki võtsime, oli ta väike. Need siin on aga suured. See must lammas lendab õus, vend. Teda on võimatu kinni püüda. Mõtlen, et võib-olla harjub ta ära. Kui veel kuu aega möödub, loodetavasti. Eks näeme. Olgu! Täna ka teile. Mõtlesin, et tutvustan teile meie uut talle.
nagu ma ütlesin, ootan ka teie soovitusi selles osas. talle eest hoolitsemisel, millele peaksime tähelepanu pöörama, mida peaksime tegema ja nii edasi. Loen kõik teie kommentaarid läbi. Olge tublid, armastan teid väga. ärge unustage videole meeldi panna ja kanalit tellida. Hoolitsege enda eest hästi, olge terved. olge terved, mu sõbrad!